Tere! Mina olen Severin ja mind assisteerib täna Julia ja me räägin teile mitteinvasiivsest ventilatsioonist hingamispuudulikkusega patsientidel. Selleks on meil vaja hingamisaparaati, selleks on meil vaja hingamiskontuuri slange, 3 viiruskaitsega kollast filtrit ja patsiendi näoga sobivat mitteinvasiivse ventilatsiooni maski. Esimene asi, me peame kontrollima aparaadi töökorras olekut ja selleks veendume, et aparaat oleks ühendatud vooluvõrku. Ühendame aparaadi vooluallikaga, mis asub konsoolil. Kui aparaat on vooluvõrgus, siis sellest annab märku roheline tuli hingamisaparaadi displeipaneeli peal. Teine oluline detail, ühendada valge hapnikuvoolik tsentraalsesse hapnikusisendisse, mis asub konsooli peal. Ja kolmas oluline detail, musta värvi suruõhuvoolik samamoodi tsentraalsesse sisendisse, mis asub konsooli peal. Kui see on tehtud, siis ühendame hingamiskontuuri slangide otsa kollased filtrid, igasse vabasse otsa üks filter ja ühendame 2 vaba otsa hingamisaparaadi sissepuhumis ja väljalaske osaga aparaadi peal. Nüüd on kõik detailid aparaadi juures ühendatud ja me võime aparaadi sisse lülitada. Aparaadi sisse lülitamise nupp asub aparaadi tagaküljel, see on ära peidetud, juhuks kui aparaat töötab, et keegi kogemata seda välja ei lülitaks. Lülitame aparaadi sisse ja masin annab häälega märku oma töövalmidusest. Nüüd läheb soojenemisega natukene aega, enne kui me saame aparaati seadistama hakata. Nüüd, kui aparaat on sisse lülitatud, ilmub aparaadi displeile menüü, kus tuleb valida patsient esimese asjana. Kui meil on tegemist täiskasvanuga, siis valime adult, kui on lapsega, siis valime pediatrik. Antud juhul kollane väike 3-nurgake näitabki, et meil on aktiveeritud täiskasvanu. Ja edasi peame liikuma aparaadi kalibratsiooni menüüsse, mis on antud masinal siis inglisekeelse terminiga check-out tähistatud. Juhul, kui meil on tegemist kiire olukorraga, siis me võime sellest ka mööda minna ja valida bypass check-out, kuid siis me ei saa olla kindlad, et aparaat töötab patsiendi ohutusnõudeid silmas pidades. Liigume nüüd siis kalibratsiooni juurde ja aparaat annab meile displeile instruktsioonid, mida tuleb teha. Esimene asi, peame ühendama siis slangid aparaadiga, aga see on meil juba eelnevalt tehtud. Punkt 2, tuleb okluseerida patsiendipoolne slangide osa. Me võime seda hoida kas pöidlaga või antud masinal on siin väljalaske klapi juures ka spetsiaalne oklusiooni sisend. Ja kui see on tehtud, siis vajutame start check. Nüüd aparaat alustab kalibreerimist ja kontrollib oma funktsionaalsuse üle. See võtab natukene aega. Nüüd aparaat annab meile märku takistuse mõõtmise kohta ja käsib eemaldada patsiendipoolse ühenduse oklusiooni asendist ära ja jätkab praegust testimist. Nüüd on aparaat oma kalibratsiooni lõpetanud ja me võime display peal näha, et kõik testid on tehtud ja läbitud. Juhul, kui mõni nendest on failed, siis niisugune aparaat tegelikult turvaline patsiendiga ühendamiseks ei ole ja me peaks võtma teise aparaadi. Aga kui aparaat on töökorras, siis me liigume sellest menüüst välja. Display vasakus servas on nupp, mida me saame keerata ja vajutades kinnitada oma valiku. Ja antud juhul võime siis, ta küsib, kas me eelmise patsiendi trendid säilitame või kustutame. Nii et antud juhul on meil tegemist uue patsiendiga, ei ole oluline nende vanade andmete säilitamine. Vajutame kinnita ja liigume menüüst nüüd välja
ilmub nüüd järgmine aken, kus on siis patsiendi seadistamine, patient setup, aga praegust see pole meil oluline, me peame liikuma edasi ventilatsiooni seadistamise juurde ja selleks on meil kas siin display alumises osas nupp vent setup või me võime ka liikuda selle keeratava nupuga menüü peal vent setup ja vajutada kinnita. Ilmub meile ventilatsioonirežiimide menüü ja siit me valime nüüd CPAP pressure support, mis on eelviimane selles menüüs ja nupuvajutusega jällegi kinnitame oma valiku ja akna kõrvale ilmub selle režiimi aken selle parameetritega, mille me peame siis valima. Ja esimene on FiO2 või hapnik ja kokkuleppeliselt võiksime alustada 50% hapniku manustamisega. Selleks jälle vajutame nuppu ja keerates reguleerime suuruse selliseks, mida me soovime, antud juhul 50 on siis meie valik. Järgmisena piip ja piip vaikimisi on 5 ja alustuseks võibki sobida näiteks 5 piip. Kui me tahame seda muuta, siis jälle nupuvajutusega kinnitame selle piibi rea peal ja saame vastavalt siis reguleerida selle piibi suurust. Edasi kolmas parameeter, P-sub ehk pressure support või toetav rõhk. Seda soovitatakse kasutada nii vähe kui võimalik, juhul kui patsiendi hingamismahud on tõesti väga väiksed. Esialgu alustamisel me võime selle keerata ka nulli ja vaadata, kuidas siis patsient seda talub. Teisi parameetreid reguleerida ei ole vaja, need vaike parameetrid peaksid kõik olema sobivad. Ja nüüd liigume selle keeratava nupuga režiimi menüüs üles, kus on confirm aken ja vajutame siis selle kinnituseks, et režiim on valmis ja nüüd on meil aparaat töö valmis ja jätame ta stand-by peale. See tähendab, et aparaat on soe, valmis patsiendiga ühendamiseks, aga veel ei tööta. Enne kui me aparaadi patsiendiga ühendame, peame ära kontrollima ka alarmi parameetritest 2 olulist parameetrit. Selleks on display vasakus menüüs alarm setup, vajutame seda nuppu ja ilmuvad siis alarmi limiidid või piirid ja siit on 2 olulist parameetrit vaja kontrollida. Esimene on apnoe aeg, apnoe time. Antud juhul on see 30 sekundit ja see on okei, see sobib. Minimaalne oleks 20 sekundit ja üle minuti ei lase seda meile üldsegi valida. See on oluline juhuks, kui patsient lõpetab hingamise, et aparaat selle aja möödudes ikkagi hakkaks patsienti ventileerima. Ja teine oluline siis alarmi parameeter on P-piik või piikrõhk. Selleks, et seda seadistada, peame liikuma adjust limits ja siis hüppabki see aktiivne aken siia kõrge rõhu piiri peale ja 35-40 olekski siis piisav kõrge rõhu limiit. See on juhuks, kui patsient näiteks köhib, samal ajal kui aparaat üritab talle õhku sisse puhuda, et ei tekiks kopse kahjustavat kõrget rõhku selles kontuuris. Kui see on kontrollitud, siis võime kas siit display paremast servast, kus on sisse-välja lülitamise nupp, aktiveerida stand-by akna ja jätta aparaadi siis ooterežiimile. Nüüd on aparaat valmis patsiendiga ühendamiseks. Selleks, et ühendada patsient hingamisaparaadiga, on kõigepealt vaja leida patsiendi näokujule sobiv hingamismask, mis näeb välja niisugune
ja see on kinnitatud siis rihmadega patsiendi näole ja peab olema võimalikult hermeetiline. Maski alumises osas on 2 klõpsu, nii et need tuleb sealt lahti võtta ja ülemine osa jääb krõpsudega kinni. Nüüd asetame maski patsiendi näole ja kinnitame need alumised klõpsud uuesti maski külge ja nüüd pingutame rihmad, nii et mask oleks patsiendi näoga hermeetiline, et ei toimuks mingisugust õhuleket ventilatsiooni ajal. Kui see on tehtud, siis ühendame hingamisaparaadi maskiga, vajutades hingamisaparaadi peal Start Ventilation. Kui see on tehtud, siis kuulame tähelepanelikult ja küsime ka patsiendi käest, ega ta ei tunne, et õhku lekiks maski vahelt kuskilt, et see mask oleks võimalikult hermeetiline. Ja kui meil on nüüd vaja kiiresti parameetreid hingamisaparaadi peal muuta, siis me saame sellest samast menüüst siit alt üksikuid parameetreid muuta vastavalt patsiendi seisundile. Alustasime hapnikuga FiO2-ga 50%. Eesmärk on hoida patsiendi saturatsioon 92–97 vahemikus, nii et kui patsiendi saturatsioon esialgu võib-olla oli madalam, siis me saame vajadusel siit jällegi nupuvajutuse ja keeramisega seda hapnikusisaldust kas suurendada või vähendada sõltuvalt patsiendi saturatsioonist. Kui me tahame lisada positiivset rõhku, millega patsient hingab, siis alustasime puhtalt CPAP ventilatsiooniga PEEP 5, saame seda vajadusel tõsta maksimum 10-ni, rohkem ei soovita tõsta ja kogu aeg tähelepanelikult jälgime, et ei ole tegemist mingisuguse õhulekkega, sest iga kord, kui me rõhku tõstame, võib õhulekke tekkida. Ja kui nüüd patsiendil hingamismahud jäävad ikkagi väikseks, õhupuudustunne püsib, siis me võime aktiveerida selle P-SUP ehk pressure support'i ja lisada natuke ka sissehingamise toetust juurde 5–7 sentimeetrit veesammast. Praegust antud juhul me seda ei aktiveeri. Ja display vasakus servas rohelised numbrid on need, mis on meile olulised jälgida, hingamismaht, minuti ventilatsioon ja hingamissagedus. Nii et siin kuvab aparaat meile parameetrid, mis on otseselt patsiendi hingamisega seotud.